Põltsamaa. Tervist linnakodanikud, armsad külalised, sõbrad, tuttavad, kes te olete jõudnud Põltsamaale siia keskele koos ilusa ilmaga, sest kohe-kohe on algamas pidustused ja vanast heast ajast te mäletate mind kindlasti kui sellist mittepositiivset kuningat omast ajast. Olen ma täna teie ees nii-öelda selle suvel viimast päeva, andes kõik oma volitused suveks edasi ei kellegile muule kui linnapeale ja minu valvas silm valvab siis üle kogu linna tänase päeva jooksul, tänaste pidustuste jooksul, saamaks teada, kuidas teil läheb ja ma vaatan, et kodanike kansa vähevõitu. Ilmselt panustatakse pidustuse õhtuse osa peale, nagu ma aru saan. Aga kuningriigi kord näeb ette tänase päevakava kohaselt alustada just nüüd ja kohe, sest ilm on läinud kenaks. Head põltsamaalased, tänasel linna sünnipäeval on sobilik küsida, mis teeb ühest linnast linna. Kindlasti asukoht ja see on ju Põltsamaal hea, piisavalt omaette, aga suurematele keskustele lähedal. Linna muudab linnaks tema väljanägemine. Meie väike linn on ilus, mitte liiga peenutsev, aga mitte ka kolkalik. Põltsamaa lahutamatuteks osadeks on jõgi ja rohelus, roosid ja sillad. Arvan, et linna muudavad linnaks sealt tegutsevad ettevõtted ja asutused ning toimiv infrastruktuur. Küllap on veel palju asju, mis kuuluvad linna juurde. Aina paremaks minemas ja tundub, et sõnavõtte on veel. Sõna on palunud põhiseaduskomisjoni esimees peaministri tervitusega Urmas Reinsalu. Palun! Lugupeetav kuningas, austatud härra linnapea, armas noor ja elukogenud Põltsamaa, armsad külalised Põltsamaa veinipäevale lähematest ja kaugematest kihelkondadest. Mul on hea meel edasi anda peaminister Juhan Partsi tervitused tänasele Põltsamaa veinipäevale. Peaministri sõnul on Eesti tegelik pealinn kord aastas ja just sellel päeval Põltsamaa. Eesti annab oma hingejõu ja suve lootused täna Põltsamaa kätte. Armas Põltsamaa, hoia! Heila ja õitse kallis kodumaa, välja lööd, välja vaidudelle, lippude ja lakjauluga. Välja lööd, välja vaidudelle, lippude ja lakjauluga. Metsad ja mäed, ohud ja ohjad, linnuki hele häälega. Hõidake ühes mängumeeste pilli, Heila ja õitse armas kodumaa. Hõidake ühes mängumeeste pilli, Heila ja õitse armas kodumaa. Loodus on ilus, ilus on ka elu, kallis ja kaunis on me kodumaa. Heila võitnud me vanemate vatru, hoia ja kaitse silmadega. Heila ja õitse armas kodumaa. Kaugem võimsalt lepingutest laantes, Heila ja õitse kasva kodumaa. Püha on kodus, püha on need riiud, püha on Eesti jõed ja järved ka. Au ja kiitus taeva isal kõrges, valvakuda meid hella käega. Au ja kiitus taeva isal kõrges, valvakuda meid
Eesti noored hakkad kodu kaitsja, Iisama austad valmis alati. Hoidkem kõrgel Eesti rahvuslippu, sinimusta valge värviga. Palju paisid kallistusi, rõõmus õõme 105, seal lapse kasvuviis. On seal ka see puud, kel toore pill on suur, kes vilistab ja sigistab ja kõiki rõõmsaks teeb. Kas on need tramped see, mis kaajab kaugele ja kutsub rõõmsalt kõiki lapsi kevad tantsule. Viid, 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 ei ole trompet see, mis kaajab kaugele ja kutsub rõõmsalt kõiki lapsi kevad tantsule. On kuldnoka see puur, tal lõõmus vilesuur, kes vilistab ja kõiki rõõmsaks teeb. Viid, 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 on ju kõigil meil üks tänapink ja puumida aeg, hoia meeles. Kas su käes rõõm üldse see, kes läbi võõra silma veel läks üles mäest? Kui mulle ünne vastu hea, siis seda haarama ei pea. Teiste käest on ju kõigil meil üks tänapink ja puumist on meil. On saatnud teele, on ju kõigil meil üks tänapink ja puumida aeg,
teen teile väikse teatamise ka, kuna vabariiklikul tantsupeo teema sel aastal on Las jääda ükski mets, siis
noh, kes kurjadega ka, muidu ta naised võivad vahel hästi
Vaata, kus sul veel kollaseid südameid? Kes me enne praegusel ajal joonist ootavad? Jooniste Laura nimeküle. Ai tea! Ma ütlen selle Marti Laari, ma tõmban tolle viimase asemel karvama juurest käega. Jumala eest, no kas tohib niimoodi teha? Jumal, ma ütlen, maa on kõik tagurpidi pöörd, oh, sa jumal, ma unust ära. Jumal, riigi salm on ka tühjasti. Jumala eest. Ja vaata, kui te mingi vaatate, teda puuvilla kasvatatakse meil Eestimaal. Tollel ei ole rongi kahest vaja ära viimises. Kokku hoida saab iga kandi pealt.
no olge mõnusad, näe nüüd vaata, eestlased leiba ja piima te olete siin, ma saan võib-olla kuskilt allaindlusega. Aga teid tuleb. Tahtsin lugeda selle lehe, kohaliku linnalehe kava kõrvalt siis enne, kui meie kava edasi läheb. Ainult 4 asja ja pealkiri selle lehe paremal poolel on väga intrigeeriv. Põltsamaa veinikelder teeb välja. Küsimus, mida? Ja tänase päevaga on siis kirjas, et 12. juunil on siis järgmised üritused. Kell 12 kuni kell 1 kontrollime kellasid. Lugupeetud linnakodanikud külas, vaatame, mis kell on. Teil on väga hea kell. Palju teie kell näitas? Te kandatate neid, et teil on juba 12 läbi, jah? Pool 1 on teie kell. Kas kellelgi on veel kella? Vaatame, kas on õiged, jah? Pool 1, 7 minutit läbi. Ja. Et vaadake siis üle ja siin on kirjas niimoodi, et toidu kõrvale tasuta pokaal veini baarist Vööniks kella 12 kella 1-ni. Et kui kellegi veini tasuta toidu kõrvale pakutakse, siis tuleb minna siin. Seal ilus jõgi kalad sees, ai pimmai pommaia. Kõik hästi näha selges vees, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Ka Põltsamaa naised kenamad, ai pimmai pommaia. Ja teistest naistest enamad, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Kui tahad naissa hea ja pruud, ai pimmai pommaia. Siis Põltsamaad sa otsi pruud, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Kes kord on olnud Põltsamaal, ai pimmai pommaia. See sinna ihkab igalal, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Küll siis sina sellest aru saad, ai pimmai pommaia. Kui külastad kord Põltsamaad, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia. Ai pimmai pommai rigiradina, ai pimmai pommaia.
Siin teie hulgas, kallis linlane, hoiab nii rahulikult, ma saan rääkida, küll ei ole mingit probleemi. Ahah, värin tuli, siis on teada, et 30 täis, aplausi koht juba. Nii. See oli lihtsalt väikene, seni kuni pütid üleval, seni ma saan rääkida, et 40 täis, no tuleb minut, ilmselt väga põnev hetk. Ja siit läheb aeg kinni ja aeg 47.17. Mitte meelde, et kella 2 aeg lõpeb happy hour ära hullava naise pubis ja õhtu kella 5 siis saate juba proovida tänase peasponsori Felixi poolt välja pandud siis nii-öelda veinikest. Ei kuskil mujal kui kohvikust Rival. Nii, vaatame vahepeal ka kohtuniku kella, tiksub 39 sekund, 40 täis. No kas nüüd või mitte kunagi, palun hoia veel, noh, nii 47, 48, 49, 50, 51 ja sealt tuleb no ma ei jõua ära, rektor! Kell jookseb seal, elus, hoia, kui ära väsid, siis lase kohe maha. Ei väsigi ära, väga hea. Daamid, ega muud ei olegi vaja teha, aga natukene hoida värvi ja Sadolin kingib teile ilusa kodu peale seda, kui te olete veel pintsli ostnud sealt poest, natukene liivapaberit ja kõige muud. Ja, et väga täna väga lõpuni ka hoia. Ma ei suuda isegi nii kaua hoida. Karl Lugu, kell ei käe, sul ei ole nii palju kella veel numbritki või? Ja, sirge jah? Ei lähe sirgu, aga ära sa nüüd ära, vaatad nüüd pikk. Jah. Ja. Et kas me peame mingi saale, sa võid kogemata ta maha pillata, ma seisan julgelt siia juurde ja ma pean kindla, et mitte ükski pinoteks ei tilki ja pritsi, rahulikult, jah. Nii, ja kui ei jõua, siis võib selle ämbri kurat maha pidata. Ja, no, jah, ma räägin tuleb teeme niimoodi, et enne käsi ja siis ma tulen juurde. Vaat siin ees. Jõulusaar. Ei ole õige vastus. Nii, väga hea. Käsi enne siis, ütle kõvasti. Kaubasaar on õige vastus. Tule siia, jätta liivuoli siia, tule ruttu siia. Joostega Kaubasaar, väga hea, kohe küsime, kes on vastus ütleja. Väga hea, Aive. Kui sa lähed sinna, siis Aivel sul on kingitus Eeliksilt, ole hea, Kaubasaar õige vastus. Tegelikult sinna sobiks ka veel Ärilasaar. Küsimus number 2.
pakun ka 3 varianti. Tähelepanu, eriti põltsamaalased, ärge jääge häbisse. Mitu variante ka või? Laske tulla, kui on õige vastus, ma ei vaatagi tagasi. Kui palju? 800, vale vastus. Käsi püsti, kes pakub, mitu roosisorti on kasvamas roosiaias. 2000 ei ole õige vastus. Nüüd hakkate pakkuma käsi kõigepealt, muidu palju. Väga hea, keegi tõstis kätte, kui ta tervitas. Teil oli 1000. Ei ole õige vastus. Tõrt. Nii, pakun variandid. Nüüd. Teil. 8000 ei ole õige vastus. Oot siin nooruse mütsiga. 1300 ei ole õige. Jah. Vähe. Nii, veel käsi ei ole. Vastuse variandid. Kellel on käsi vist? Ma tagurdan natukene. Paikka Koivekülä Koppelisse, Maanikülä Maie päälle, sen ei tunne kosja tulla, eikä viisi viina kävä, tuuli ytsi tuuvikkene, lennäs leppiklinnukene, se vissona kylälle, anta tieda hiatsile, kanta kylä karjat sile, juba tuntse kosja tulla, juba viisi viina kävä, kui minä võtta kurja miile, Päähän kypär, pilveen päähän kypär, kutsuame all, ao pussak pääl, Viipake läbi koos elevandiga. Oogi leegu. No nii, kükitada ei tohi. Kes kükitab, läheb mängust välja. Jätame ikka nii, et kõik ausad liipotajad jäävad siia. Madalama. Kus sa lähed? Wow! Lähed, lähed natuke põldist alla. Joo, no näed, kui läksid. Ärge poiss paneb niisuguse napsuga tüürikutel ära kohe. No see nüüd oli päris tükk ju. Vaused, tubli. Mine hooga. Natuke liiga kõrge jäi sulle.
rahvaesindaja Felix. Head põldsamaalased ja head Põldsamaa sõbrad. Sõpru meil alati vaja ja ilma nendeta ei saa me kuidagi hakkama. Mõttetargad on öelnud, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Just natuke aega enne siia tulemist võtsin lahti Põldsamaa linna kodulehekülje ja vaatasin, mida ütlevad ajalooürikud Põldsamaa kohta. 1212. aastal külastas Põldsamaad või Põldsamaa piirkonda üks grupp turiste, kes ei olnud eriti sõbralikud, nimelt ristisõdijad, ja tegid selle koha, kus eriti mitte midagi ei olnud, maatasa. Mõni aeg hiljem ristiti kõik ellujääjad, ehitati kirik ja elu läks käima. 13. sajandist tänase päevani on Põldsamaad korduvalt ehitatud ja lõhutud ja kahjuks peab ütlema, et meie idanaabrid on kõige suuremad lõhkujad olnud. Ehitajad jällegi seesama kohalik rahvas, kellest suur osa ka täna siia on jõudnud. Viimastel aastatel on Põldsamaal arutletud palju selle üle, et mis asi see Põldsamaa linn on või mis on siis meie märk. Ja mul on hea tõdeda, et me oleme alati kõigil jutuajamistel jõudnud ühte kohta välja, et Põldsamaa on Eestimaa veini pealinn. Nii et mis seal muud, kui soovin Põldsamaa linnale ja linnapeale meelekindlust, tahet Põldsamaa linna edasi arendada ja selliselt, et me saaksime veini pealinnana elutseda veel sajandeid. Ja teile head peotuju! Ma tänan Antit ja soovin, et see pikk veini tootmise traditsioon, mis siin Põldsamaa linnas on olnud, tõesti kestaks sajandeid, sest kes ei teaks Eestimaal Põldsamaa veini. Ja tänase päeva tähistamiseks võtan ühe suure lonksu Põldsamaa veini ja soovin teile kõigile ilusat õhtut, ilusat suve, head puhkust ja toredaid tegemisi oma kodudes ja peredes, et meie linn saaks üha kaunimaks ja jõukamaks. Aitäh! Kõik hoiavad hinge kinni, mõtlevad, et kumb siis rohkem võtab. Ma arvan, et tänase ürituse peasponsor Põldsamaa Felix ja linn võtavad selle täpselt. Ütleme siis. Üks asi ütlemata teil kindlasti jääb küsimus õhku, et mida me siin õieti joome. See on selles pokaalis on punane vein, mis on spetsiaalselt arendatud tänase päeva jaoks ja selle nimi on Suverõõm. Ja teil kõigil on võimalik ka seda täna siin platsi peal ise järgi proovida. Seda hakkavad pakkuma tüdrukud, poisid seljakottidega. Nii et olge aktiivsed. Head maitskist. Ja maitske.
kõik plaksutavad kaasa, kui velimänguks läheb. Mina tean sellest vähem, sul on 2 pulka. Millest tuleb lugu? Lugu tuleb sellest, et ma olen jutumees ka. Väga hea. Väga hea, teeme niimoodi, et Jaan räägib edasi. Ma üritan siis tulla siia lähemale koos teie hulka, et nautida seda asja ka. Jõudu! Suur tänu, suur tänu. Tervitused teile, meie pere poolt. Asi on nimelt niimoodi, et ma pean ühe väikese ülestunnistuse tegema. Mul on elus oli ükskord oli niimoodi, et ma jõin Põltsamaa veini. Kuskil 3. pudeli ajal ma hakkasin nagu mõtlema, et kuule, niimoodi ei lähe asjad, et midagi tuleks elus niisugust ära teha. See oli siin mõni aasta tagasi ja mõni aasta, 15 aastat ma vana mees. Vähemalt 20 aastat tagasi oli see. Ja kujutage ette, mis ma välja mõtlesin. Ma mõtlesin välja, võtan naise, kuskilt, vaatasin Eestist, mõtlesin. Võtsin Eestist naise, sellest on üksi vähe, siis ma teen lapsi, tead, üks tükki 9, jah? Ja ma mõtlesin 9 tegelikult. Ma mõtlesin, et ma ikka liialdama, ma teen 9 last. Siis ma mõtlesin, et need kõik hakkavad nagu rütmiliselt niimoodi mängima, arvastavad igust rütme, tead, ja kõik puusad liikuma ja selline mõte oli, tead, ja Põltsamaa veinil üldse tuli idee ja 2 last on käes juba. Jess, tüdruk tule siia. Tüdruk tuleb siia praegu. Aga meil on, ega meil normaalne perekond ei ole. Ärge jumala pärast seda lootke. Natuke ebanorma kiksuga, hästi öeldud. Ongi väike kiksuga, aga las ta olla, no kuule, elame üle. Esimese naised 20 aastat abielus, hullu ei ole. Ta on juba aru saanud, et ei ole hullu. Ja ämbalus tervitada kõiki Põltsamaa inimesi. Ja teate, mis tahaksin veel öelda? Me hakkame kolistama siin, et te loomulikult, see on Põltsamaa, ma ei ole bluffivend ka, et ma ütlen, et kui hea publik, aga ma loodan ka teie peale. Ja mul on niisugune, oota, ma vaatan niimoodi. Muide, 3. rida väga hea, selles mõttes üliaktiivne. Kui ongi, kõik on väga, vaata, kus kõik käib juba. Et elaga meile kaasa, siis me anname parema. Muidu, kui ela kaasa niimoodi, siis on niisugune tunne, et noh, mis ma siin. Aga kui te elate veel kaasa, aga kujutage ette, mis me korda saame, siis me oleme kiksuga. Teeme niimoodi.
ja niimoodi veel kuidagi saime mängida, aga kui lugu läks kiiremaks, noh, ma näitan kohe, vaata, kui raske algus oli. Teeme natuke kiiremini ka. Suur tänu! Suur tänu! Vaat selline rütmide värk. Aga... to
the wild. kuuled, kui rohiseb püss, et kui välja teed läheb su tee. Ta sajab su südamest läbi ja alaneb lainetusvaid. Imestad, millest küll sündis see tilkule rohetav taim. Veel imestad, millest küll sündis see tilkule rohetav taim, rohetav taim, rohetav taim. Emmame kõik üksteist! Võin alustada töö.
sest olen looduse sest olen looduse aga Kami Villi mängib meie bändis Priit Petrol. sest olen looduse mees. Linnarahvas kuulab, sest olen looduse mees. Aga trummi mängib meie bändis Farband. Ja teie ülesanne on laulda. Tummai tummarasse, 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 tummarasse, tummai tummarasse, tummai tummarasse, tummai tummarasse, tummai tummarasse, Ja nüüd seesama kaua oodatud tuleinstallatsioon. Panevad vesimüürid põlevad. Põletavad selle meie Seal on